Mina olen Katrin, olen teie giid, juba jõudsin ka ennast personaalselt teile tutvustada. Veidi aja pärast tutvustan ka meie kohalikku giidi. Aga kõigepealt tahtsin tervitada teid siin imekaunis Marokos. Ja enda tutvustuseks ma võingi seda öelda, et mulle tõepoolest Maroko meeldib. Aga siis Marokko. No mis maa see Marokko selline on? Pindalalt on see riik päris suur. Kui suur on Eesti? No kuskil 45, jah. No Marokko on 710 850 ruutmeetrit. Palju Marokos inimesi elab? Natuke rohkem, tõepoolest on veidi rohkem. Eelmise aasta seisuga 37 miljonit. Ja kuningaks on Mohammed VI. Sellest ajast 99. aastal Mohammed sai kuningaks, siis on siin väga palju igasuguseid olulisi seadused, muudatusi ja reforme toimuvad. No tunneleid ei ole väga palju, kus on siis mägisem koht jälle sinna, siis on ehitatud erinevatest mägedest läbi tunnelid ja aga üldiselt on neid väga vähe ikkagi. Nüüd siis keeltest keeled, mis keelt need inimesed siin Marokos räägivad? Räägitakse peamiselt araabia keel, aga ka päris palju berberi keelt. Et kuna siis jah, Maroko oli 44 aastat 20. sajandil Prantsuse protektoraat. Ja oluline teada, et kui iseseisvuspäev on 2. märtsil, aasta oli 1956, kui Maroko siis vabanes nendest protektoraatidest. Peamised rahvusrühmad, kes siin elavad, umbes 70% jagu on araablasi ja berbereid on seal USA 30 kandis, aga see on ka natuke selline triki asi, et kuna berberid on väga tugevasti nii-öelda siis segunenud araablastega, siis päris täpselt ei teatagi enam täna, et kui palju siis neid berbereid tegelikult on. Võib-olla selle raamatugi lõpetuseks siis ka paar sõna siinsest religioonist. No kuigi ma ütlesin, et ta on, eks ole, umbes 70-30 see moslemite ja berberite jaotus, aga tegelikult siis 99% inimestest on islamiusku. Nii et siis üks võimalus, et kui ei ole minaretti võtta, et siis eks ole päikese järgi, et päike tõuseb idast ja suundub siis Mekka poole. Ja teine variant, et kui teil on see minarett siin võtta, siis näete see A-tähe kujuline märk seal, vaat see nüüd tegelikult, ja tema nüüd õigesti Mekka poole suunatud. Ja see mausoleumid, mis on tavaliselt minarettide läheduses, siia on siis tavaliselt maetud mõni nendest inimestest, keda siis kogukond, kelle juurest kogukond palju abi sai. Ja aga võt, nüüd see Bahia palee on tegelikult päris uus rajatis, mida uueks pidada, aga jah, tema on alles 19. sajandist. Oli siin üks selline suur visiir Simusa, kes hakkas seal 19. sajandil lõpus seda paleed siis ehitama ja tema oli üks selline huvitav tegelane, kes oma ajast natukene võib-olla oli ees. Nii ja siis veel see info ka, et eile mainisin ka juba, et Marrakech on ka olnud Maroko pealinn, aga tegelikult on siis Marokol olnud kokku 4 pealinna. Kõigepealt siis esimene pealinn oli Fes, kuhu me seekord ei satu, 9. sajandil siis juba siin pealinna. Siis järgmine... Meknes oli siis järgmine pealinn seal kusagil 12. sajandist. Marrakechis sai pealinn 17. sajandil ja Rabat, mis on siis ka tänane pealinn, et tegelikult temast sai siis alles 20. sajandil Maroko pealinn, 1928 oli see aasta. Ja oluline on siis ka teada, et pealinna ümbritseb müür, mis on 19 kilomeetrit pikk, 9 meetrit kõrge ja 2 meetri laiune.
tegelikult see, kuidas tema üldse sattus Marokosse, Jacques Majorelle on ka niisugune päris vahva lugu, et eks ta oli nende idamaade vastu alati natukene huvi tundnud, aga tegelikult elas ta ikkagi Prantsusmaale. Aga nii nagu tol ajal väga sagedasti oli kombeks, et kui kellelgi oli vaja veidikene tervist parandada erinevatest keerulistest kroonilistest tõbedest, siis tihtipeale määraski arst raviks visiidi Marokosse, mitte siis ainult visiidi, aga sellise pidama ajaveetmise mäletate jah, et Prantsusmaa protektoraat oli siin, et see oli siis osa Prantsusmaast ja saadeti siis Venemasse viimasse ja niimoodi ka Jacques Majorellel, et tegelikult on põnes tuberkuloosi. Ja kui ta siia, ja kõigepealt lähtukaig oli Casablancas, aga üsna peatselt liikus ümber Marrakechi ja siis ta enam väga nagu ära ei tahtnudki minna, hakkas hoopis siia, ostis endale krondi ja hakkas aeda rajama. Ja pärast seda, kui Saint-Laurent suri aastal 2018, ta elas tegelikult siis juba jälle Prantsusmaale, aga tema soov oli, et tema tuhka Majorelli aias lõpetaks, nii et Holstein siis seal puistatud laiali sinna kroonite puude ja muude taimede vahele. Tagasi toimus üks suur ülemaailmne kõige ilusamate parkide konkurss ja Majorelli aed sai teise koha. Esimese koha sai üks aed Filipiinidelt, mille nimi meile giidiga kummalegi meelde ei tulnud ja kolmas koht läks Prantsusmaale. Tee peal nüüd, kui me kõnnime turule, jah, veel üks huvitav asi, mida me korraks vaatame. Seda kutsutakse Caravanserais ja esimesed maksud Marokost tekkisidki siis just sellest karavanikaubandusest, et erinevad suuremad linnad ja piirkonnad hakkasid kehtestama makse. Tööhõivepoolest, kus nad siis töötavad, et umbes 30% elanikkonnast on põllumajandusest, sellest me natukene rääkisime esimesel päeval ja just seal põllumajandusvaldkonnas on ka siis põhiliselt teenivad inimesed miinimumpalka. Siis on tööstuses umbes 22%. Siin on siis see fosfaadi kaevandamine, millest ma ka juba jõudsin teile natukene rääkida, et Maroko on maailma suurim fosfaattoodete ja fosfaatide eksportija. Ja samuti siis on väga suur tööhõive autotööstuses ja ka tekstiilitööstuses. Turism, umbes 15% elanikest töötab turisminduses, olgu need siis kas
hotellid, kohvikuid ja restorane peetakse ka turismitööstuseks. Aga palgalõhe on ikkagi paraku üsna suur, et naised teenivad keskmiselt seal 25–30% vähem kui mehed samal ametikohal. Miinimumpalk Marokos on 3000 dirhamit, siis umbes 300 eurot. Ja miinimumpalka teenib umbes pool elanikkonnast, natukene siia-sinna. Tervishoiusüsteem on seal tegelikult väga hästi arenenud. Eks see kvaliteet ja kättesaadavus jälle mingil määral ka oleneb piirkonnast. Ja jälle on ikkagi kontrast maa ja linna piirkonna vahel, aga siis on kõik riiklikult rahastatud ja kõik kodanikel tasutavasti abi saadavad. No, võrreldes paljude teiste Põhja-Aafrika või üldse Aafrika riikidega võiks ikkagi öelda, et Maroko on üks kiiremini arenev ja kiiremini selline siis meile võib-olla sarnasemaks muutuv riik, kuid siiski on siin loomulikult ka väga palju kohalikke traditsioone ja traditsioonilisi piirkondi. Koolikohustus algab juba 6-aastaselt ja tuleb siis koolis käia vähemalt siis kuni 16-aastaseks saamiseni või siis selle põhikooli lõpetamise, milleks on siis 8 klassi. Kirjaoskuse või numbritest rääkida, siis täiskasvanute kirjaoskus on praegusel kusagil 75% juures. Mäletate, ma natuke rääkisin teile Argaania puust, et see on siis see vili, eks ole. See on siis see vili, millest siis selliste pähkel tekib. Nii, ja siit siis nüüd saate näha, kuidas käsikiliga seda õli siis pressitakse. Keskelt läheb Argaania õiemesi. Et võite sealt nende leivatükikastega proovida. The first oil, then et kastmine käib siis nii, et kõigepealt see õli sisse, siis amlu sisse, siis me siis aga võite siis proovi kahe sõnaga erinevatesse vasta. Valdkonnad või elualad siis, kus naised töötavad. Muideks täna see Argaania õli valmistamise tehasekene. Selle Argaania õliga on selline huvitav lugu, et kui muidu on nagu naistel võimalusi võib-olla justkui vähem, just eriti juhtivatel positsioonidel, siis see Argaania õli, see on täiesti naiste monopol, et seal on ikkagi väga sagedasti niimoodi, et ettevõtte omanik on naine ja töötajad on ka, ma ei julge teile öelda, et eranditult kõik on naised, aga ikka väga suur protsent, et see on ikkagi väga vahvasti niimoodi läinud, et naistel on selline oma nišš täiesti. Kõigepealt oli siin Portugali selline kindlus või asustus, aga ühel hetkel löödi portugallased välja ja hakkas alles 1760. aastal, ehk siis 18. sajandi teisele poolele seda linna rajama Maroko kuningas Mohammed III ja tema eesmärk oli siis Agadiri asemele saada parem, kaasaegsem ja moodsam sadam Marokole, et Essaouira on natukene lähemal Marrakechile, mis oli tolle see kõige olulisem keskus, et siis võib nagu öelda, et Essaouira on Marrakechi kaubasadam. Monogaamia on siiski seaduslik, on mehi, kellel on mitu naist, aga nüüd tohib võtta siis lisanaisi ainult esimese naise nõusolekul. Ja kui on nüüd 2 naist, siis peavad mõlemad olema nõus, mitte ainult esimene, siis mõlemad peavad olema nõus, et tuleb ka 3. naine.
maksimum naiste arv mehel võib olla 4. Nii, ja kui minevikus oli perekonnas 6-8 perekonnas, ma nüüd näen siis silmas 1 mees ja 1 naine, et 6-8 last, siis tänapäeval pigem selline 3 last, kõige keskmine. Aga mis on oluline, on hoopis on see sündimine, ehk siis see, kui uus inimene siia maailma sünnib, et see on nüüd natuke niimoodi huvitavalt tähistatava. Ja siis on veel selline huvitav komme siin, et kui seesama 7. päev, siis kui tullakse beebit tervitama maailma, siis tema juuksed, need vähesed, mis tal selleks ajaks pärast sündimist peas on, need raseeritakse ära ja kaalutakse ja siis kingitakse perele sama palju gramme hõbedat või ka kulda, kui siis need juuksed kaaluvad. Hüppan enne kui 20. sajandisse lähen korraks 17. sajandi lõppu, kui tulid siin võimule aluidid, kes valitsevad tänase päevani. Ehk siis praegune Maroko kuningas on sellest samast dünastiast, kes hakkasid siin valitsema 17. sajandi teises pooles aastast 1666 arvatakse olevat see aeg, kui nad asusid võimule. Siin elab loomulikult ka igasuguseid põnevaid imetajaid ja roomajaid ja linde ja võimalikke tegelasi. Näiteks imetajaid on 132 liiki, väga palju endeemseid on nende seas, siis ainult siin piirkonnas või ainult siin maal elavaid, 343 linnuliiki, 109 roomajat, 13 kahepaikset, 738 kalaliiki ja taimi on siis 4200 liiki. Siis mägede läheduses, siis seal elavad peamiselt berberid ja siis kui on pinnane tasane, siis seal elavad araablased. Ja tänapäeval on maailmas berberid siis umbes 30-40 miljonit. Näete, surfareid on ka ikka näha. Ma ei maininud, aga tegelikult Agadir tõepoolest ongi täiesti subtroopilise kliimaga. Mitte see linn, aga natukene seda piirkonda veel, et väga, kui Marokos ei ole muidu väga selliseid kuurortlinna, näiteks ma ei tea nagu Alanya Türgis või Sharm el Sheikh Egiptuses, et selliseid linnusid tegelikult ei ole, aga Agadir on siis sellele kõige lähemal. Ja nüüd jah, just viimast, ütleme siin 10 aastaga on siia Põhja-Poola päris tugevasti laienenud just mitte, aga just, et see turismi piirkond on just nagu laienenud, siis mitte linn ise. وانا في غير حال وقلبي مشطن درت في درب السراج بقوام والطلعة صغيرة في ضيوطي سولت بعرفي ناس الغرام وجماعة من صبية في بنات اليوم درت في درب الحرة مع سياج على دمليجي سألت والفيتورية see on nüüd 16. sajandist. See hävines seest poolt maavärinas, aga seinad käid püsti ja tegelikult siis päris algselt oligi see linn või sitadel siin üleval tegelikult. Seda vaikselt kolis alla poole, kuna seda kaitset nii palju võib-olla siis enam vaja ei olnud. Ja nüüd vaadake selle koha peal, kus siin puud kasvavad. Siin koha peal oli tegelikult siis see Agadiri Medina, vana linn, see, mis hävines 60. aastal. Nii, ta rääkis praegu sellest, et kuidas siis tehakse kindlaks, et kas
savi on valmis vormimiseks, et töödeldakse enne kui hakatakse sellest kotte ja igasugust muud toredat tegema. Siis ühesõnaga visatakse vastu seina. Kui see tükk, see kamakas jääb seina külge kinni, siis on see mass valmis, et hakata temaga midagi siis teha. Aga kui ta kukub ära ei jää kinni, siis tuleb veel temaga tegeleda. Tegelased nende hulgast ka need, kelle kavatsused just alati kõige ausamad ei ole ja kuna sai öeldud, et eks ole siin tegelikult elas juba ühel hetkel siin päris jõukas rahvas, et kõik need juudi hõbedasepad ja teist laadi jõukas rahvas. Ühesõnaga hakati kuidagi liiga palju sellist vargustükke hakati siin toime panema ja lausa röövimisi, nii et ühel hetkel oli tarvis vanglat, et siis siia linnuseks või kindluseks, mis oli siis linna ümbritses, et siia siis rajati vangla. Vanglana ei tegutse, täna on siin hoopis selline vaba õhulava, kõik võimalikud kontsertid ja muud sellised sündmused leiavad siin aseta. Siis ühesõnaga see araabiakeelne tekst seal, mis on ühtlasi ka Maroko moto või tunnuslause Jumal, kodumaa ja kuningas on sinna kirjutatud. Tee peal teeme väikese peatuse apelsinide ja sidrunite istanduses, kus saab siis... Nii, aga siin nüüd paar sõna siis ka apelsiniõitest, mis siis käivad praegu teil siin ringi, saate nuusutada. Et lisaks siis apelsinipuu viljadele on ka apelsiniõied väga hinnatud ja nendest tehakse apelsiniõievett, mida lisatakse ka erinevatele pagaritoodetele. Ja ka sidruniõit pannakse tee sisse, aga temast sellist vett ei tehta nagu apelsiniõiest. Kuna ühelt poolt, eks ole, kui mäed, me näeme, et mäed algavad Anti-Atlase mäed, aga kui mäed läbi saavad, siis hakkab kõrba. Ja Tarotant oli siis selliseks nagu kesk- või sõlmpunktiks kõrbe kauplejatele, kes siis kasutasid linna peamiselt puhkamiseks, siis pärast mägede ületamist ja või siis enne mägedesse tagasiminekut koguti jõudu, et kõik kõrbekaubandus siis käis siit Tarotanti kaudu. Vaadake, vasakul ka näete seda uhket Tarotanti linnamüüri, mis juba sadiidide ajal seal 16. sajandil püsti pandi ja siiamaani tema kenasti oma koha peal on. Ja sadiidide dünastia tegigi Tarotantist pealinna. Sellel ajal siis ka 15-16 sajand oligi selle linna selline kõige uhkemad ajad, see aeg, aga kui otsustati, et ikka lähme Marrakechi ära, kolime pealinna ümber, siis natukene jäi võib-olla unarusse Tarotant, aga kaubanduse koha pealt ikkagi midagi ei muutunud, sest et ega siis kõrbekaubandus ju kuhugi ei kadunud, see jäi ikka alles.
üks Berberi külakene Tiiota. No ja siin mägedes on palju Berberi külasid. Ühte juba nägime siin mägede serval. Suht sarnased nad kõik ongi. Külad on siis tekkinud seda allikat ümber. Pinnamoodi näete ise, eks ole, mis siin ainukesena kasvada praegu suudab. Samad orgaaniapuud, et väga nagu muud taimestikku üleliia palju ei paista, mõni üksik. Seekord siis Anti Atlase mäestik. Tegelikult hästi huvitavalt nagu sõidame niimoodi, et nagu kõrgatlas nagu ümbritseb seda Anti Atlast ja meie nüüd nagu teeme sellise huvitava nagu sellise nagu kaare või tähendab, meie ümber on nagu kaar ja siis meie sellest otsast nagu hobuseraua sellest suust nagu läheb, teeme siukse sirge nagu lõike põhimõtteliselt, võib niimoodi kirjeldada siis seda, et kuidas see Anti Atlas või ka siis väike atlas või mini atlas võib ka öelda selle mäestiku kohta, et hästi huvitavalt nagu paikneb ja nad on üks vanimaid mäestikke üldse Põhja-Aafrikas, et kuni 300 miljonit aastat vanad on need mäed. Et need karmid elutingimused on ikkagi siit inimesed minema peletanud ja päris palju on tee peal ikka neid maha jäetud kummituslinnakesi või külakesi. Oleme nüüd jõudnud Tahvrooti peaväljakule. Siin toimub kõikvõimalikke erinevaid muusika- ja kultuurifestivale, aga üks selline võib-olla siis kõige kuulsam ja kõige tuntum festival on Tahvrooti mandlifestival, mis toimub igal aastal veebruari 2. nädalavahetusel. Ja kohalikud inimesed tulevad tavaliselt õhtuti siia väljakule mõnusasti vaba aega veetma. Kellel on midagi müüa, võtab selle kaasa, et siis teised saavad seda jälle osta. Peamiselt müüaksegi mandleid, erinevaid puuvilju, natukene käsitööd ja nõnda edasi. Näe, 2 silma nina suus. Yes, lõvi, näe, vaata otsa selle lambi pea kohal, aga nina. Selle lapne. Ma näen teda nüüd. Siis sellel teisel, näete, kus see mäe tipukene on, seda me läheme ka täna vaatame lähedalt, seda kutsutakse Napoleoni mütsiks. Nii Aitmansooni kuristik, tegemist on päris sellise pika looklava praoga nende kaljude vahel. Siin on mitmeid erinevaid Berberi külasid. Mäest tulevad allikad siis toidavad neid külasid veega ja peamiselt mis siin kasvavad on palmipuud, oliivipuud, on ka granaatõuna, on viigipuid ja need tatlipalmid siis jah, et ta andis mulle praegu ühe tatli, et ma seda degusteeriksin, aga ma väga ei tahaks praegu. Ja kannadest veel siis seda, et ma nüüd ei ole ise teda näinud siin nende päevade jooksul, aga seesama harilik kärnkonn, kes ka meil Eestis täiesti tuttav on. Teda elab siin ja tal läheb siin väga hästi. Niimoodi juhtus, et tekkisid kuhugi loodusesse nad ära värvitud kaljud, värvitud kiviga. 1984. aastal juhtus see lugu, kui Belgia kunstnik Jean Valjean arvas, et kuidagi ühetaoline on tema, ta toimetas siin ja siis arvas, et kuidagi ühetaoline ja ühenäoline on kõik ja tooks siis loodusesse midagi põnevamat. Ja et ühendaks siis kunsti ja looduse ja niimoodi ta siis hakkaski oma omapärast kunstiteost looma ja värvis seal 10 kaljut, et siis tekitada selliseid huvitavaid kontraste siia. Ja et see on siis Berberi surnuaed, et näete, kuidas on siuksed kivikesed haudade peal. Ja siinpool siis veel ka natukene näha surnuaeda. Ja siin ees see tore moodustis on, see on purskkaev. Nii, oleme siis Agatiiris taas kord
sellises kogukonna aidas ja nagu te nüüd siin sõites juba märkasite, tee ääres oli neid selliseid mägede otsas päris mitmeid, eks ole. Ja ehitatigi need alati kõrgustesse, sellepärast, et eks need hõimud siin ju kogu aeg omavahel taplesid ja tulid veel ka kuskilt need välisvallutajad, et siia kõrgustesse oli raskem tulla igasuguste väärtuslike asjade järele. Seda võib võrrata nagu ka pangaks. Peamiselt hoiti siin teravilju, aga lisaks sellele ka kõike, mis iganes väärtuslik inimestel oli. Ja see konkreetne siin on ehitatud 900 aastat tagasi. 900. Nagu sudu oleks. Mis te arvate, mis see on? Seda nimetatakse Kalimaks. Ja Kalima on Sahara kõrbetorm või kõrbetolm. Et teda ikka liigub siin mitte ainult Aafrika, ta käib vahepeal meil ka külas ju. Küsin hästi rumala küsimuse nüüd. Kellele meeldib Maroko? Oli veidi rumal ja nii nagu ma ütlesin esimesel päeval, et suure tõenäosusega on meie viimasel päeval 18 inimest maailmas rohkem, kellele Maroko meeldib. Ma võin omalt poolt öelda, poole meeldib nüüd veel rohkem. Aga nüüd ma lähen korraks inglise keelele üle, et tänada meie toredat meeskonda, kes meid siin aitasid ja näitasid oma kaunist maad ja ringi sõidutasid. Ja so, thank you guys, thank you for driving us so safely and thank you for taking so good care of us and showing your wonderful country. And we have a little present also for you. So, driver number 1. Thank you so much. Thank you. And now, after Jalil. So nice to collaborate with you. Me too appreciate. Next time again. Inshallah. So I really was so pleased to be with you, to assist you, to share a little bit about our country, about our culture, social behavior. At the end, I wish you all the best, safe coming back home, and really I hope to see you maybe again. And at the end, also, I have a special thank also for your guide, name again, sorry? Catherine. Catherine, yes. She's a very good person. And of course, he did everything. And the end, special thank also of our drivers, Mr. Tariq and Ashraf. Thank you.